Väikese kooli juurest kostub veel viimaseid hääli. Lapsed õpivad kevadkontserdiks lugusid. Paraku vaid paari kuu pärast seda kooli seal enam ei ole. Liiga vähe lapsi, liiga suured kulutused. Sellised hetki saab tänavu tundma nii mõnigi kogukond. Riik ja omavalitsused teevad ressursside vaatest karme otsuseid ja loodavad, et ka haridus saab nii kvaliteetsem. Lapsevanemad ja kogukonnad aga kardavad, et sellega kaob rohkem kui kool. Kaob ka kogukonna süda. Varasemalt me muutsime Ambla kooli 6-klassiliseks ja hiljem siis, kuna õpilasi tõesti sinna enam ei jätkunud, sel õppeaastal oli seal vaid 11 last, siis igal asjal on oma algus ja lõpp. Kuidas kohalik kogukond selle otsuse vastu võttis? Ega nad rahul ei ole, et kuna Ambla asub meil Tapa nii-öelda piiri ääres, siis ikkagi peavad seal plaanid, võib-olla tahaksid nad liikuda oma piirkonnaga Tapa külge. Et loodetavasti seda ei juhtu, sest Ambla on meil äärmiselt oluline piirkond. Järva vallas asuva Ambla kooli sulgemise otsus oli küll üks hiljutisemaid, kuid kaugeltki mitte ainuke kool, mis saab suletud. Ning selline väljavaade tekitas hirmu ka Mõniste kandi inimestes Rõuges, kes kartsid, et Mõniste kooli ühendjuhtimise alla viimine on vaid eelotsus kooli sulgemisele. Elanike vastasseis oli nii tugev, et nad soovisid oma külad lausa teise valla alla kirjutada. Esialgne mõte oli see, et kuna Varsto ja Mõniste koolid asuvad üksteisest 10 kilomeetri kaugusel, et siis üks nendest koolidest ka kinni panna. Ja esialgu oligi mõte, et see on Mõniste kool, aga kuna ikkagi kogukonna vastuseis oli nii suur, siis volikogu otsustas, et kõik koolikohad jäävad alles ja lihtsalt ühendame siis ressursid. Kui Rõuges leiti kompromiss, siis 9-klassilisest 4-klassiliseks muutunud Virtsu kooli lapsevanema sõnul on seal koolide ühendamine ainult kahju teinud. Tema sõnul pole ühendatud koolidel endal enam üldse otsustusõigust ning tehakse ka väga tugevaid ettekirjutusi. Ja väga tugevaid ettekirjutusi tehakse õppetöö osas ja kõikvõimalike kooli väliste tegevuste osas. Need on olematuks kahandanud. Ei ole meil ei teatrit, ekskursiooni ega muud sellist siin olnud. Kui tugiteenuseid ei suudeta pakkuda. See 5 kooli ikkagi ühtse juhtimise alla käib selgelt üle jõu. Ja näiteks homme on Lihulas teater, lapsevanemad peavad lapsi sinna kohale transportima, siis käib praegu klapitamine, et kes siis saab sõita, kuhu mahub. Varem me kutsusime teatri siia Virtsu, meil oli rahvamaja juhataja, meil olid klassid. See kõik tasus ära, aga hetkel ei tasu siia ju kedagi tuua ega polegi kedagi, kes tooks. Eksis on toimunud täielik ääremaastumine. Just ääremaastumise küsimus on kogukondade üks suurimaid muresid. Kui haridus, huvitegevus ja töövõimalused kaovad, liiguvad noored pered keskustesse. Kui üks kohalik omavalitsus suudab, neil on suutlikkus, võimekus ühte kooli, just nimelt väikekooli pidada, kui see ühendab kogukonda, see on ühele väikesele kohale nii-öelda ellujäämis võimalus, siis on see võimalus nii-öelda olemas ühel kohalikul omavalitsusel, aga mida me näeme, me siiski liigume ju sinna, et õpetajate nii-öelda selline vähesus, kompetents, tugispetsialistide olemasolu väikestes piirkondades on üpriski suur probleem. Kuidas leida tasakaal kulude kokkuhoiu ja regionaalse elujõulisuse vahel on nüüd riigi ja omavalitsuste poolt vaja selgeks saada nii, et elu vaid suurlinnadesse ei koonduks.